kinnistutele hoonestusõiguse andmine või hoonestusõiguse seadmine ja ettekandeks on taas kõnetoolis abilinnapea Jarno Laur. Aitäh, hea esimees. See vist on ka viimane punkt, kus ma pulti tulen, et järgmises ei ole vist põhjust. Aga viimaseks siis ka nii-öelda tõsisemat ärijuttu. Ja puudutab see siis Ravila tööstusparki ja seal olevatele siis Klaasi tänav 10, 14, 16 ja 18 kinnistutele, mis kokku moodustavad siis pealt 2 hektarilise ala hoonestusõiguse seadmise aktsiaselts Rand ja Tuulberg Grupi kasuks ja eesmärgiga rajada tehas, mis toodab betoonist ehitusdetaile. Nüüd selleks, et seda tehast rajada, on iseenesest vaja need kinnistud liita üheks maaüksuseks, mida siis ka kehtivad detailplaneeringud võimaldavad. Meil on Ravila tööstuspargis just nimelt ette nähes erinevaid võimalusi jäetud päris suur nii-öelda kombineerimisvõimalus siis erinevate kruntide liitmiseks, lahutamiseks ja antud juhul on siis need 4 krunti valitud just nimelt selle tõttu nii, et see tehase nii-öelda tehnoloogiline liin mahuks ühte jutti ära ja see hoone siis rajataksegi 4 tänase krundi peale siis pikuti. Nüüd linnavolikogu on 2007. aastal, kui need tööstuspargid rajati, andnud linnavalitsusele loa tööstuspargi maade võõrandamiseks ja enampakkumised nende kruntide võõrandamiseks on nurjunud. Me oleme Ravilas kasutanud ka väga paindlikke enampakkumisi, kus sisuliselt kutsuti üles esitama ideid ja peamiseks kriteeriumiks olid loodavad töökohad, aga kõik need katsed on olnud valdavalt üritused, mis kuskil ei vii. Ja tänaseks on Ravila tööstuspargist hoonestatud sisuliselt 4 kinnistut. 1 kinnistu linnavalitsus võõrandas möödunud kuul, kui ma õieti mäletan, ühe väetise logistikafirmale ja see oleks nüüd järgmine tehing, mis jätaks siis veel, kui mu mälu mind ei peta, 6 krunti tulevikuks. Nüüd hoonestusõiguse tingimused oleksid siis järgmised. Maa-ala 22 244 ruutmeetrit, tähtaeg 50 aastat, aastatasu 13 346 eurot pluss käibemaks, mis moodustab 4% maa turuväärtusest. Nüüd hoonestusõiguse tasu suuruse määramisel oli aluseks ja eeskujuks siis riigi reeglistik, riigimaale hoonestusõiguse seadmise korra näol, kus siis räägitakse 4% maa maksustamishinnast, nii-öelda tasust, mis oleks 4% maa maksustamishinnast. Nüüd probleem on sellest, et maade hindamine, korraline hindamine, mille alusel määratakse maksustamishinnad, on toimunud nii ammu, et selle maa-ala maksustamishind on kehtivate hindamiste järgi ainult 21 354 eurot, mille tõttu me leppisime hoonestusõiguse taotlejaga kokku, et me võtame aluseks mitte maa maksustamishinna, vaid maa turuväärtuse ja turuväärtus on hinnatud siis üks partner kinnisvara poolt ja on saadud selle kogu turuväärtuseks 333 660 eurot, kusjuures otseseks nii-öelda võimalikuks müügitehingu mahuks umbes 290 000 eurot, arvestades tänast nii-öelda kruntide likviidsust ja toimunud müügitehinguid. Nüüd seega siis see hoonestusõiguse tasu 333 660 eurost maa hinda arvestades ongi siis see 13 346 eurot.
ja seda siis vaadatakse üle iga 5 aasta järel, lähtuvalt siis maa turuväärtusest. Nüüd hoonestaja kohustus on rajada krundile tootmishoone või hooned vastavalt siis kehtestatud detailplaneeringule, mis annab väga palju vabadusi, aga see hoone tuleb püstitada 24 kuu jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest arvates. Ja üldjoontes rohkem selliseid spetsiifilisi tingimusi me ei soovigi panna, sest oluline on siiski saada see ettevalmistatud tööstuspargi osa kasutusse ja saada 50 töökohta linna juurde ning loomulikult ka seda uut tehnoloogiat, mis siis nagu vaatab juba aastasse 2019, mil kõik näiteks avalikud hooned peaksid juba olema ligi nullenergia klassis. Ja selleks siis ka meie ehitusettevõtjad valmistuvad. Et hoonestusõiguse tasuvusaeg nüüd versus müük linna jaoks lihttasuvuse puhul on 13,6 aastat, peaks olema umbes. Aitäh, palun, kas on küsimusi? Kolleeg Imre Mürk, esimene küsimus, ja siis kolleeg Ants Kask. Teadupärast, austatud ettekandja, et tööstusparkide haldamine on mõnes mõttes selline majanduspoliitika osa, kus mõnes mõttes siis omavalitsus käitub ka operaatorina. Selles küsimus, et mille pärast mitte kaaluda nagu tähtajalist hoonestamisõigust? Ongi tähtajaline, 50 aastat. Sellisel vabandan, ma ei saanud sellest tekstist seda aru. Aitäh. Kolleeg Ants Kask, palun. Aitäh. Mind huvitabki see, et olgugi, et seda iga 5 aasta tagant korrigeeritakse seda aastatasu, aga kas läheb ka lepingusse niisugune klausel sisse, et tal on enne seda 50 aasta täitumist õigus see maa lõplikult välja osta? Ei. Hoonestusõigus on ikkagi väga selge instrument. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks, selle perioodi pikkus tavaliselt peaks langema kokku selle hoone enda eluea pikkusega. Ehk see hoonestusõiguse periood saab läbi, sisuliselt saab platsi puhtaks teha ja alustada millegi uuega. Eestis, ütleme, on see suhteliselt vähe praktiseeritud, Tartus tööstusobjektide puhul esimene pretsedent, aga ütleme, sarnase õigusruumiga Saksamaal, ka Põhjamaades täiesti tavaline praktika, et see annab ka meile teatud paindlikkuse ikkagi nende muutustega majandusstruktuuris kaasa minna, et see 50 aastat on küll pikka aega, aga siiski vähem kui igavik. Et selles mõttes tuleme poole sajandi pärast, vaatame uuesti otsa asjale. Nii, aitäh. Palun, kas on veel küsimusi? Aitäh ettekandjale, rohkem küsimusi ei ole. Kaasettekandega esineb linnavarakomisjoni esimees Olev Raju. Palun. Lugupeetud volikogu, komisjon arutas seda nädal tagasi, eelmisel neljapäeval, ja kuulanud ära ettekande leidis, et antud lahendus on praeguses situatsioonis ilmselt parim ning ühehäälselt toetas seda. Aitäh, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, tänan kaasettekandjat. Kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole, lõppsõnavajadus puudub ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 30, palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääli ei ole, sellega oleme otsuse vastu võtnud.